Kodutunde toovad teieni Taikini soojuspumbad. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Tere! Kirjutan teile Jaanikast ja Aimurist. Nad on tagasihoidlikud Eesti inimesed, kellel pole viinaviga ja kes tahavad väga oma perega maal elada. 10 aastat tagasi ostsid nad pangalaenuga vana majakese Holvandisse ja asusid sinna elama. Aga kui Aimur kaotas tasuva töö ja tekkisid võlad, polnud enam midagi, mille eest oma kodu remontida. Olukord läks nii hulluks, et 3 aastat tagasi koliti üürikorterisse. Pere aga sooviks oma koju väga tagasi. Peres kasvab 4 last. Vanem tütar on ise juba ema, kuid elab samuti ema-isa juures. Bussipeatus on otse maja ees, rongijaam läheduses, nii et laste koolitee ja liikuma pääsemine poleks probleemiks. Samuti oleks oma kodu, kus saab kerge vaevaga õue ja kus on suur aed. See on hea Sandrile, kes on sügava puudega 8-aastane lama ja laps. Praegu saab temaga 3. korruse üürikorterist õue ainult siis, kui isa või onu on kodus. Teda tuleb ju tõsta. Jaanika seda teha ei julge, sest tal on tasakaaluhäired ja Aimuril on arstid tegelikult seljavea tõttu lausa keelanud raskusi tõsta. Kus on nüüd sinu peatust paika armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Kuulge, täitsa raudtee vastu olete? Jah. See on siis teie kodukene, jah? Jah, siin me elame. Kuule, aga te siin päriselt ei ela praegu või? Ei elame. Seda ei ole võimalust. Kütta ei olnud. Kütta ei saa? Vingu ajab. Korten on täitsa läbi, et see on 2 ahju, kui 1 ahju lasime teha. Aga teises on korten ka läbi. No selge. On siin veel mingeid muresid või? Pesuruumi mure on ka või? Pesemisvõimalus. Ei ole üldse, jah? Ja seda ahju saab siis kütta, jah, ütled või? Jah. See on ilus ju. See on väga ilus. See alles tehti, jah, eelmine talv. Selle katusega on ka nagu käidi mõõtmas ja vaatan palju, kuidas katusega saab. Aga kes see sind aitab, siis katuse töö on ju väga kallis töö. Ei, ma lihtsalt uurin seda asja, kui kallis ta on. Et sa oled kutsunud ikka kedagi vaatama, jah? Üks inimene käis vaatamas, jah. Ja siis on veel see mure, et teil on Sander, kes on üsna haige laps, jah? Kes ei kõnni ja räägi. Sandi toit. Ei söö ka. Kui vana tema praegu on? 8. Kuule, aga Jaanika, sina ise oled ka tervisega mures või? Jah. Mis sinul juhtus? No see käimisega ja tasakaal. Et kui ma nagu Sandrit tõstan, siis pelgalt maha kukkan. Kas see on sul ka nagu lapsest saadik selline mure? Ei, mul hakkas haigus tulema 34 aastat. Kui vana sa praegu oled siis? 42. Ma vaatasin näost nii sille, et ma oleks arvanud, et sa oled praegu 30. Selge. Aga siin on teil raudtee on küll kohe akna taga, aga kas siin on mingi jaam on ka kohe siin samas või? Jah, kohe siia. Kohe siin samas. Nii et selle koha pealt te tahaksite siin elada, et liikuma pääseb või? Siit pääseb liikuma, siin ei ole korrusepidi tõstmist, et 3. liiga raske. Ja. Mul on ka nagu selg haige veitse, et raskeks läheb. Oota, praegu Jürikas asub mis korrusel? 3. Siin kollases korrusmajas 3. korrusel üürivadki Jaanika ja Aimur oma korterit ja iga päev tassib Aimur ülesse alla Sandrit. Aastad aga lähevad, Sander kasvab ja kui kaua jaksab Aimur seda teha, kes seda teab.
Igal juhul oli selge, et oma tagasihoidlikkuses on need küll sellised inimesed, kes ise abi ei palu ning midagi ei nõua. Ning kui me poleks praegu siin, siis kes teab, mis sellest majakesest oleks saanud. Ja kui poleks tädi Millit. Lihtsalt inimest, kõrvalseisjat, tuttavat, kes märkas nende muret ja kirjutas meile. Ühesõnaga Milli ongi see, kes siinsed rattad veerema pani. Nüüd toimetate, koristate, vara veel. Siis saab vahepeal eest ära. Seda kui tegelikult koristustööd on alati teretulnud. Ja mina saan aru, et siin on tegemist meil inimesega, kes selle kirja üldse kirjutab, eks ole? Kirjutasin küll, jah. No nii, miks siis? No pere vajab abi ja kuna kustkiltki mujalt abi ei saanud, siis ainult teie poolt. Aga kuidas siis pererahvas teile tuttav on? Ammust ajast nende isa ja töötasime kolhoosis koos ja Aimur töötas mul laudas söödjana. Aga selle maja soetamise lugu on teile ka teada? Ja, on küll. Pangast võtsid laenu, oli 6600 krooni. Krooniaeg? Jah, krooniaeg oli. Et augustis saab siis 11 aastat, kuna nad selle maja soetasid. Aga ega nad siin suurt elada saanud ei olegi, et maja oli ju elamiskõlbmatu. Aga miks siis sai see soetatud? No mõtlesid, et jõuavad remontida, aga näed, ajad läksid sellised, et pereisal ka nagu papivabrikus töötas, siis seal tulid ju kõik koondamised tulid igal pool. Noh, ja nii ongi. Ja siis jäi seisma ja siis nad on üürikorteris olnud. Oleks, kui te nüüd käisite seda maja vaatamas, siis tegelikult ei olnudki ju mitte midagi seal. See oli täitsa elamiskõlbmatu hoone. Ja ikkagi oli julgust tagasi tulla. Tegelikult oli, ahi oli. No juba suur asi. Ja see on ju vaata üks murepunkt meil, millega me ei saa aidata. Et see oli endal tehtud, jutt oli, et katusega nad saavad hakkama. Nii et me siis juba tundsime, et okei, et siis võiks ju tulla. Ja kui me nüüd siin oleme, siis nagu öeldakse, mees sõnas härgas arvest ja katus ongi juba... Ja, nad tõematavad. Aga aknad peame ikkagi vahetama. Aknad me vahetame, tuleb üsse ja aitab meid jälle taast välja. Sest neid vanu aknad ei saanud ette, jah? Nad olid väga kehvas korras. Nende restaureerimine on kindlasti ajamahukam ja kulukam ja see energiaklass ei ole neil kindlasti see, mis on tänasel aknal. No ahi ahjuks, aga siin me ainult kanalisatsiooni väljaehitamisega ka nagu kaugele ei sõua, sest ega sa vannituppa elama ju ei asu, eks ju. Ja, ma sain aru Karolist ka, et ikkagi, et nad saaks siia kolida, siis meie prioriteet on köök, elutuba ja pesemise võimalus. Ja sa tahad öelda, et selle me mahutame ka 3 päeva? No, ma tahaks nii öelda. No sa oled küll täitsa vales toas, ma ütleksin. Ja, käin siin ringi, vaatan, kus siin elu käib, et... Sinu plaat on ikkagi mõeldud panna vannituppa. Täpselt nii, et seekord paneme siis meie selle Kingspani ja hõbedase plaadi vannituppa ja ka kööki, et köögis samamoodi on see aurutihedus suurem õhus ja samamoodi ta püüab seal hästi selle auru kinni, et see ei läheks konstruktsioonidesse. No meil tuleb nagu köök ja tuba, et siis põhimõtteliselt võib tubadesse ka panna, jah? Loomulikult, et selles suhtes on selline universaalne plaat, et alati muidugi ehitusinseneriga nõu pidada, aga antud juhul ta sobib praegu väga hästi sinna, jah. No siin kopp juba natukene kaevanud meil on, mis siin välja tuli, sain mina aru, et siin on liiva ja savi pinnas, aga kunagi sa ütlesid, et see savi ei ima ju meil hästi vett. Tegelikult on selle saviga nüüd niisugune lugu, et ega nüüd see, ütleme, täiesti selline kinnine savi pinnas ei ole loomulikult hea. Küll aga siin selle pinnase puhul on meil ilusti sees ka liiva, mis on väga hea imavusega ja ütleme, et see pisut savi seal all, see on vastupidi, et ta on, ütleme, pigem ka isegi siin nendes oludes hea, sest et nüüd ei teki meil seda väga kiiret pinnasesse imendumist,
Ilmväljaku torude pikkus on meil siin samamoodi arvestatud piisav selle jaoks, et vastuvõtuvõime nüüd siis säiliks ja pigem ütleme, et sellele looduskeskkonnale samamoodi mõjub selline mitte väga agressiivne, vaid pigem sellises aeglases tempos imendumine paremini. Kui Laura on siin, see tähendab seda, et meil on vist see hüdroisolatsioon juba kõik ära tehtud. Ja töö käib, siin praegu paigaldab seda seal. Aha. Ja kohe varsti on valmis. No nad panid selle praegu kipsplaadi peale, eks ju, selle hüdroisolatsiooni. Aga mis pindadele ta nagu siis kinnitub või sobitub kõige paremini? Ütleme nii, me saame ta kinnitada suht igale pinnale, lihtsalt seda pinda on eelnevalt vaja võib-olla töödelda. Kuidas? Lihvida, kruntida ja siis karbamiidi peale pritsida. Kui kaugel meil need nüüd sellised torutööd ja asjad on? Tegelikult oleme käinud poole peal. Majast trass tuleb, settimise asjad on siin. Aha. Ja ilmväljak veel rajada. Noh, mis emotsioonidega te neid töid ja tegemisi vaatate siin? Hästi, jah. Mis plaanid teil endal siin ümber maja teha veel on? Ma saan aru, et need hooned on ka ju teie omad. Jah. Mis hooned need on üldse? See on puukuur, õunad. Aga see seal? See on saun. See on saun? Kohe täitsa toimib või? Jah. On ka? Ajab vingu küll siis, kui tulli läheb alla. Kas teie ootate ka juba, mis seal hakkab kõik valmis saama või? Kas käisite piilumas juba ka või? Ei käinud, jah. Aga kuidas teil koolis läheb ja? Hästi. Rääkige, kui te siin nagu kujutate ette, kui te siin hakkate nüüd elama, et siit hakkate koolis käima? Teate, kuidas siit koolitee läheb või viib ema isa teid või? Meile tuleb üks bussi ja bussijaama. Siia bussipeatusesse kohe või? Et astud üle ukse läve ja põhimõtteliselt istud koolibussi ja lähed kooli. Kuule, siis on ju nii mugav hakkab sul olema siin, on ju? Aga ootad ka, et siia saaks juba kolida või? Jaa. Aga miks sa ootad, et siia saaks kolida? Kuna sellepärast siin on ägedam. Aga miks siin ägedam on? Ma ei tea. Kas sellepärast, et ruumi on rohkem võib-olla või saab õues möllata ja... Praegu olete ju korteris, eks ju? Jaa. Ma ootan juba, kuna siia elama saame. Nii tubli! No mis nüüd juhtus? Maapind andis meile väikse tagasilöögi. Kaeviku külg vajus sisse ennem, kui me jõudsime tagasi täit õigele kõrgusele ja lükkas paigast ära paagi. Aga mis nüüd saab? No midagi peame külje uuesti lahti kaevama ja taastama eelneva olukorra. No teda nagu siin niiviisi jooksvalt ei anna kuidagi midagi, jah? Muidu lähebki liiga lihtsalt. Ära hakka. Liiga lihtsalt. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa hea teo. Mina ostan alati kodutunde piima. Head teha on hea. Kodutunne on Põlvamaal, kus looklevad teed viisid meid Holvandi rongijaama, sest just selle kõrval on üks väike majake, mis aastaid tühjane seisis, sest perel ei käinud lihtsalt maja remondist jõud üle. Kuid lootus oma majja kolida ei kaotanud nad hetkekski ja nii sai maja juba endale uue ahju ja ka korstnad. Meie tulekuks oli peremees isegi katuse jõudnud ära tellida ja osa katusetööst oli juba ka tehtud. Siis kui esimene kord sinu juures käidi, siis sul katust ju veel ei olnud? Ei olnud.
noh, kust see nüüd tuli siis? Sai kutsutud meeskond peale, tootemeeskond, et noh, muidu ei ole mõtet midagi sees teha, et katus on siis täita läbi, et augud võid sees juba. Et nüüd plekk pannakse reedel peale. Et sul oli nagu kindel siht, et see maja tuleb teha korda? Jaa, et oli vaja siia maal ikka elama ära saada. No mis see nii tõmbab siia siis nüüd? No ikkagi oma kodu ja maaelu ja ma olen eluaeg maal elanud. Oled jah? Kust sa pärit oled? Ma olen muidu Põlvamaal ikka elanud kogu aeg. Et vanas elasin isa juures ja temal oli ka maakodu. Tere! Anneli, nii meil tuli mingi laud. Puitpaneel. Puitpaneel hoopis. Nii. Just Karole ütles. Nii, ja kuhu läheb? Ei lähed seina. Jah. Puitpaneel, seina. Seinepaneel, nii palju või? Tõesti palju. Teeme lahti ka või? Näidad korraks korra. Sellised. Vaata, siin see nii-öelda, kui sa kokku paned teda, seda jälgima, et näiteks selle väikse võnni järgi tead, vaata. Alustad, siis vaata see muster hakkab nagu jooksma. No selles mõttes saab teda nagu panna, vahet ei ole, kuidas võib-olla Karol ise vaata, kuidas parem on, vaata. Kas panna nagu kõik nii, selles mõttes üks läheb siis järgmise reaga. Ei kuule seda juttu praegu. No vaata, nagu saad aru, need nagu nii-öelda üle kahe vaata, ühtivad. Et siis tekib see visuaalselt, hakkab jooksma. Okei. Kas te ise meisterdate neid või? Ei meisterda. Ei meisterda. Aga muidu on see käsitöö, jah. No, lamellid kõik liimitakse käsitsis ja puidu peale. Et see on siis naturaalne kask. Kinnitamine võtab vist ikka aega. Ei võta või? Väga lihtne. No jah, selles mõttes sirged seina, ma arvan, et 10 ruutu tunni aega. Nagu pusle kokku panek. Väheks ei jää sul neid kaableid või? Saan veel juurde paar tükki. Paned ka või? Jah. Päriselt? Ma mängima ei tulnud. Ma mõtlesin, et viskan nalja, aga no näe, võta näpust. Kas need kõik nüüd, kogu juhtmestik on uus meil või? Tegelikult küll, jah. Isegi toitekaabel tuleb uus poistis. Mis siin nagu üldse mitte midagi ei olnud või? Oli, aga väga ohtlik. Nii? Kui ohtlik siis? No ma siin võin näidata. No. Siuke karp oli põlend. Et siit nagu palju puudu ei ole, kui maja nagu läheb. Aga selles mõttes elekter toimis või? Elekter toimis. Sellest? Jaa, siit läks läbi. Ja nüüd tuleb meil selline? Nüüd tuleb siuke uhke, jah. Natuke suurem. Muideks vanas kilbis oli hiir ka surnud sees. Vastu voine hiir. Ja ega tast enam elulooma ei saanud. Maja oli tõesti mitte ainult elamiskõlbmatu, vaid juba ka ohtlik. Praegu elab 7-liikmeline pere üürikorteris, pead ja alad koos. Lisaks lastele elab nende juures ka vanem tütar koos elukaaslase ja nende ühise lapsega. Seega on Jaanika ja Aimur, olles ise väikeste laste vanemad, juba ka vanavanemad. Suurim mure on kõik need aastad olnud haige Sandri ülevalt alla tassimine, sest korter asub 3. korrusel, Jaanika oma tasakaaluhäirega ei saa teda tõsta ja seega on see koorem ainult Aimuri kanda. Sander ei liigu, ei räägi, ei näe ning hetkel kahjuks viibis ka palavikuga haiglas. See on nüüd kohe tema kohta kõik kirjutatud, et mis ja... Ise ma süüa ei oska, ka neelata mitte. Ma ei saa ka pead tõsta ning kõndida, sellepärast pead mind toitma sondiga ning jälgima, et mu pea ei kukuks ning kael haiget ei saaks. Pikali olles liigutan enda jalgu ja viskan vahelt üle ääre. Ja see on siis nüüd see sonditoit, millega te toidate? Jah. Ja kui tihti sa siis pead teda toitma? Iga 3 tundi. Iga 3 tunnideks. See tähendab ju tegelikult ka seda, et 11 ei saakski tööl käia. Sest... Ainult üks meist
mina saan. no ongi nii, et üks peabki kogu aeg kodus olema. Teistmoodi ei saa. Seda enam püüavad nad kõigest väest oma majakest korda saada, et oleks ka Sandriga lihtsam. Aga rahaliselt saate kuidas hakkama? No kuidagi saame ikka. Mul on see majalaen veel maksta. Aga no ikka katuse olete saanud, et olete ikka suutnud niiviisi kokku hoida. Peab pingutama, et maja korda saab ja elama sinna saab. Et katuse eest käisite ka välja päris sellise kopsaka summa. Korjatud nagu. Korjasitegi nii? Jah, ongi korjatud. Et muidu ei jõua. Ja kuidas siis õnnestub sellise suure pere kõrvalt niiviisi veel kõrvale panna, et peab kokku hoid juba. Kuidas seda kokku hoiad? Ei tea. Jätad kas või endale midagi ostmata või sellist, et pead kuidagi hakkama saama. No, olete te endale üldse lubanud mingit meelelahutust viimasel ajal? Kuskil käinud või? Ega ei saa. Ei saa käia laste kõrvalt. Kuskil kinos või kultuurimajas või? Ei ole käinud. Me ei ole nagu käijad. Ei ole nagu käijad? Ei nagu väljas eriti. Me käime küll väljas, aga nagu kinodes või selliste kohtades. Millal viimati käisite, mäletate ka või? Vene aegu. Vene ajal või? Mina käisin ka siis, kui me ei olnud kooski, ma üksik olin. Räägi ka, mis ringides sa käid siin? Kus teil siin saate käia üldse? Siin saab käia mänguväljakul. See on siin maja lähedal ka veel. Ma olen Mari-Liisiga käinud koos enda õega mänguväljakul ja jalutamas. Aha, siis see ongi see teie ring? On jah? Ja seal teile meeldib? Aga on sul siin sõpru ka? Jaa. Aga siis sa kolid ju neist sõpradest natukene kaugemale ju. Mis siis saab? Aga mul on seal maakodus natukene üleval pool on maja, kus on mul ka sõpru. Nii, et sul on seal ka sõbrad. Seda muret ei tule, et siis lähed sinna, polegi sõpru, kellega mängida, jah? Väikest Karolot kuulata oli värskendav. Tema ei vaja kallis sünnipäevapidu mängukeskuses, kindlasti ei oska ta nõuda nädalast taskuraha või muud sellist, milleta nii mõnigi linnalaps ei kujutaks oma elu enam ettegi. Sest nii on ju kogu aeg olnud ja nii on teistel. Selle maailma on loonud tegelikult nendele lastele lapsevanemad, kes oma võsukeste sünnipäeva korraldades, ka suvisel ajal muide, poevad nahast välja, et ikka juba varakult mõni mängukeskus kinni saaks pandud. Aga sünnipäeva saab mõnusalt veeta just nimelt ka mänguväljakul ja oma koduhoovis. Peaasi, et sõbrad oleks käepärast. Ma usun, et õige varsti on see võimalus ka Karolol juba täiesti olemas. Siin arutame praegu sisekujunduslikku elementi, et peaks panna see seade nüüd sinna akna tsentrisse või ruumi tsentrisse, selle seinad vahele. Vaata siin praegu ei ole see aken veel välja lõigatud muidugi. Kus see aken seal lõpeb meil? Aken on ise 93. Kuidagi nii see on. Okei, et aken on tegelikult suurem, jah? No siis ikka akna. Aga algselt oli ta mõte panna üldse ju siia vist või? Jah, sellesse seina, siis ta oleks nagu olnud siin elutoas köögilaua ja diivani vahel, aga ja selle oleks puhunud otse vastu ahju. Aga minu mõte oli, et panen ta hoopis siia esikusse. Siis on see soe natuke jõuab mingil määral ka siia pesuruumi ja siin teised pool ukse taga, mida ei ole näha, on ka üks koridor ja siin edasi on meil teised toad, et siis läheb siit midagi sinnapoole ka. Ja samas see seade, mis me siia paneme, on küll väga vaikne, mõned detsibellid ainult, aga ikkagi, et siis see müra, mis see seade toodab, et ta ei ole siin elukeskkonna juures. Ja samas see vahemaa siin vahel on niivõrd lühike, et ta ikkagi puhub selle siia soojaks ära. Ja see seade on 3,2 kilovatti nominaalküttevõimsusega ja see on nüüd selline uudne seade, millel on R32 freon, mis on nüüd oluliselt parem kui vanad freonid ja keskkonnasõbralikum. Ja näiteks see sama seade annab ka veel -20 juures 3 kilovatti, et ta peaks piisama selle hoone kütmiseks. Et kui palju ta nüüd igasse tubadesse jõuab, see nüüd oleneb juba siin füüsikast, kuidas uksi lahti hoitakse
aga noh, eeldusel vähemalt on, et midagi jõuab igale poole. No kui nii, siis nii. Siin jääb lihtsalt puhas sein. Just siia saab mingi maali panna siis või? Jätsite meile vähemalt ruumi. Riiuli. Riiulite ja mööbli paigaldus oli tõesti ootamas juba oma aega. Aega oli meil kahjuks aga napilt. Ning oluline oli meie jaoks alustada kindlasti mööbli kokkupanekut hiljemalt järgmise päeva hommikul. Kuid selleks oli vaja meil mööblit, mida kokku panna. Noh, Alex, kuidas siis on? 4 või 3 päeva? No jääme ikka selle 3 juurde. Ma sain aru, et sa tõid ise ära nüüd selle mööbli, mille taga meil siin natukene asi vist noh, kõigil juhtub. Juhtus ka Baltestil, seal üks aparaat andis korraks saba ja siis tootmine vähe venis. Itella ei oleks saanud meid nii kiiresti aidata, et me 3 päeva sisse jääks, siis tuli ise reageerida. Aga see tähendab seda, et mööbel on meil nüüd olemas, aga värvida ta täna ju veel vist ei saa, on ju siin kuiva peal. Siin on õnneks nii vähe seda, et me jõuame sellega homme kõik teha. Oluline on saada see põhifront valmis, mis on siis köök, elutuba. Ühesõnaga, meil on praegu see kõige olulisem on see põrandumpis, jah? Jah. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde. Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa hea teo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks. Raudtee vahetus läheduses seisab üks väike majake. On seisnud juba 11 aastat, sest just nii kaua on sinna kolimist oodanud Aimur ja Jaanika koos oma laste ja lapselapsega. Elu on lihtsalt niimoodi läinud ning võimalusi kunagi pangalaenuga soetatud maja remontimiseks pole lihtsalt enam jagunud. Võimuvahetused, koondamised, haigused on teinud oma töö. Kuid Aimur ja Jaanika ei kurda, vaid püüavad kuidagi hakkama saada. Ja ongi saanud, koos tugiisikute ja heade tuttavatega. Majas on uus ahi, katusepanek on töös ja nii 11 aastat sendi haaval on nad edasi liikunud. Kes teab, mitu aastat oleks veel läinud, kui kodutunne poleks õlga alla pannud. Kuid nüüd saab vähemalt pool maja sisse kolimiseks valmis. Tere hommikust! Tere hommikust! Mööbel kohal, Eerik kohal. Mis te nüüd omavahel seal toimetate? Ma näitan, mis sinna töö tasapise vahele võiks tulla. Sellised lauad hoopis? Jaa, see on see puitsein, vaata. See, mis tuli meil? Jaa. Seal olid natuke teistsugused ka, mingisugused. Niisugused nurgelised, need lähevad siis sinna elutoa seina poole. Aga siin tulevad see vahele. Tore, mõtle, see võiks olla 100 aastat vana puit. See on vanast puidust tehtud. Nii et uus ja vana saavad kokku. Saavad kokku. Aga seda sa ei saa ju praegu vist veel paigaldada, jah, kuni Eerik selle mööbli kokku paneb. Ma arvan, et mõistlik on, et sa paned ära vist. Jah, nii on ikka tunduvalt lihtsam. Siis saab ilusti toetada lauad tööpinna peale ja kui jääb mingisugune tööpinna kõverus, ütleme, et tööpind jääb kuskil natukene eemale, et siis selle lauaga saab siis selle ilusti ära katta, ära peita. Ja seina tulevad veel ülemised kapid. Samas ulatuses nagu alumised kapid. No siis veel tegevust siin jagub. Oi, juhtune välja kindlasti. Ta peab veel ju minema pesemisruumi ka, seal on ju ka veel midagi. Sinna tuleb ka meil ju veel midagi, jah? Jah, sinna on meil, mis meil on. Siin, see ei ole sinna jõudnud. Siin on valamaakapp veel ja pesumasina siis selle boileri paneme ka siia peitu, siia kappi. No siis on täna on siis Eeriku päev. Tundub küll. Ja need lähevad siis meil nüüd kuhu? Siia seina. Terve seina täis. Terve seina.
ma lapsusingi vaatasin, kuidas nagu, igat pidi saab neid kokku panna. Sealt tükid, võidi panna niimoodi, kus nad omavahel korduma hakkavad. Kuule, aga see on ikka vist õudne nokitsemine. Ei ole. Siis läheb liim taha ja seina. Alumne vida panna loodiga paika. Niimoodi siis jah. Aga see sein jääb meil, mis siia tuleb, diivan või mis seinaks see jääb? See on siis lihtsalt siuke sein, aga diivan tuleb akna alla, näitab sulle seda joonist. See on siis see sein. See on see sein. Siis diivan tuleb siia. Siis kummut ja kapikene, kui asju panna. Tere! Nii suure autoga. Meil on kõik veel hästi. On hästi, väga hea. Meie tuleme seda nõustamist tegema. Tere! Nii suure autoga. Ja ei, me näeme juba, et korstnad on uued ja me oleme siin kunagi käinud selle sama meeskonnaga. Ja siis meie märkisimegi ära need põhikohad, mis olid niimoodi kõige viletsamad. Mis need olid siis? Olidki korstnad ja elektrisüsteem oli ja ahijõul ei olnud ust ees ja kõik ja truubi seal olukord oli halb ja seal on meil teised poisid, seal on siis Joonas ja Aigar ja mina olin Argo. Väga meeldib. Väga meeldib. Tulge edasi. Ühesõnaga... Siin on siis nagu köögiosa on ju ja sinna elamistuba, nii et ma ei tea, kuhu te selle suitsuanduri panete. Jah, et suitsuanduriga on siuke lugu, et teda ei panna kööki ja kuhu veel? Kööki ja... Vesuruumi, jah. Kööki ja vesuruumi ei panna, aga mujale poole, igale poole võib teda panna. Aimur ja Jaanika on elanud siinkandis kogu oma elu, koos olnud 23 aastat. Nende endi lapsepõlv pole olnud kerge. On nähtud nii joominguid kui perevägivalda, sinna nahka läks ka koolis käimine ja nii on mõlemad lõpetanud vaid põhikooli. Kuid oma lastele soovivad nemadki nagu iga teine lapsevanem ikka paremat tulevikku. Eriti särav tundub selles peres väike Karola, kellel oma tulevikuplaanidki juba tehtud. Millist tulevikku te oma lastele sooviksite? Paremat ja õnnelikku ja õppime ikka edasi, et ise ei ole rohkem midagi õppinud. Et nad kooli pooleli ei jäta, nagu mina vanasti. Sina jätsid? Mul on 8 klassi käidud, et too aeg oligi ainult 8, 9 ei olnud. Mul vanem plika tahtis kokaks minna. Aga Karola kelleks tahab saada, ei tea? Müüjaks. Müüjaks tahab saada? No Karola, räägi, kuidas sinul siis koolis muidu läheb ja? Hästi. Mul on 4 ja 5. No väga tubli. Emme ütles, et sina tahad saada müüjaks või? Miks sina müüjaks tahad saada? Sellepärast, et ma oskan hästi suhelda ja mulle meeldib poemüüja olla. Meeldib. Sa mängid ka mõnikord, et oled poemüüja või? On nii, jah? Tervist! Tere! No liiga paljuks juba seda. Ei ole. Kus on nüüd selleks korraks kahmanud kokku? No võttis jah, aga kõik ei tule täna veel siia, et osa tuleb siia, kummud, toolid ja vitriin, et ülejäänud lähevad. Kummud, toolid ja vitriin. Jah. Tere! Noh, pangad kohal ja diivan lahti pakitud ja aga kardinaid me vist veel ei saa panna või saame või? Siia vist saame küll ära panna, aga võib-olla köögi omasid äkki ei tohi veel seda ette panna. Paned siis hiljem või? Paneme selle ära ette. Ma julgen neid panna, ma kardan, et läheb väga tolmuseks. No ma just seda mõtlengi. See on rahulikud, aga need on natuke lõbusamad.
nii, võib istuda või? Jah, tule istuma. Opsti. No, ole paha. See käib lahti ka. Täitsa nagu magamiseks? Jaa, selle saab, siin saab magada, lahti teha. Ja see sein, kuule, see sein. See on nagu, ma saan aru, et teie jaoks ei ole siin mitte midagi uut, aga minu jaoks küll. Esimest korda näen mina sellist seina. Väga tore on see. Vaata, kui efektne ta on. Tegelikult on teie puidust. Ja mitte millegiga ei ole vaja teda töödelda, eks? Väga ilus on. Noh, naudid kätetööd, jah? Päris uhke sai. No kuidas siis tehniliselt teda paigaldada? Oli lihtne või pidid ikka nokitsema ka? Oi, need puitdetailid, mis said siia seina ja ka siis elutoa seina, neid peaks iga inimene suutma iseseisvalt kodus paigaldada. Sa algul rääkisid, et sa tahad mingi naeltega veel neid kuidagi kinnitada, toetada või said täitsa ainult... Siin ei olnud seda vajadust. Siin juba toetasime teid tööpinna peale. Küll aga kui sa hakkad teda seina laduma ja ei alusta kohe põrandast, on seal põrand natukene võib-olla ebatasane, mis iganes, siis esimesed paar rida ma soovitaks väikse liistunaelaga rafikseerida ja edasi läheb juba ludinal liimiga. No siin tegelikult me võtsime ka päris suure tüki ette. Ja köök, elutuba, esik, vannituba, mis on plaatkatte all, mitte nagu lihtsalt tussikabiiniga, et 3 päeva hullumeelset andmist. No ootamatuse üllatusi siin enam ei tule. Ei, siin ei tule kindlasti, kuna Purest on teinud oma hüdroisolatsiooni sinna ja kasutasime ka vedi ehitusplaati, millel siis on juba valmis kallakud antud, et me seal lihtsalt viisime erinevad materjalid kokku ja katsime selle kõik siis ühtlase hüdroisolatsiooniga. Nii et saab küll tegelikult pool maja 3 päevaga ära teha, kui õiged materjale kasutada. Ja õige meeskond peab olema. Ma ei oska lihtsalt öelda, mida suur tänu. Õnnetus. Oma kodu on see nüüd täitsa teie oma kodu. Suur tänu teile. Ma nutaksin. Meeldib sulle. Mis sa nutad? Ma ei tea, mida öelda. Aitäh. Me mõtlesime täna siia ööseks jääda. Jaa, tahad siia jääda? Oma kodu. Te olete nii suure töö teinud ära. Väga ilus. Aga üks asi on veel. Üks ruum on ju veel, mis te arvate, mis ruum see on? Pesemis. Pesemisruum, õige. Super. Ei oska lihtsalt sõnu anda. Siin saate ilusti vaata Sandriga ka mahuta sisse ja pesta teda või väikese vanni panete siia duši alla ja... Super töö. See on nii ilus. Ja siis on mul teile veel ühed piletid ühte kohta. Kas sa tead, kes need on? Jaa. No? Need on Lotte-emad. Õige. Ma annan need sinu kätte. On ju? Mäletad, ütlesid, et sa tahad müüjaks saada ja... Aga nüüd on sul siin võib-olla tulevad hoopis teised mõtted ja veel palju suuremad unistused. Ja ära neid unistusi kunagi maha matta. Liigu ikka oma unistuste suunas, eks?
mulle tundub, et Aimur ja Jaanika on loonud justkui oma väikese maailma, kus neil on hea olla. Hea olla juba 23 aastat. Kui hästi või halvasti nad oma elu elavad, see ei ole meie kommenteerida. Ma näen, et nad teevad seda nii hästi, kui nad oskavad. Aastaid tagasi siia ostetud talumaja oli küll üks õige otsus ja ainuõige lahendus on praegu siia kolimine, eriti mõeldes väikese haige Sandri peale. Sandrit me täna kahjuks ei kohta, sest ta on palavikuga haiglas, kuid loodame, et juba õige pea saab ta tulla päris oma koju. Koju, kust on kõik teed valla ja seda sõna otseses mõttes. Ühel pool rongijaam, teisel pool bussipeatus. Ja mulle tundub, et Karola väike unistus müüjaametist kasvab siin elades palju suuremaks, sest kõik tingimused on loodetavasti nüüd selleks ka loodud. Mina tänan, kes te olite täna meiega, kes te aitate nii, nagu teie saate ja läheme ikka edasi. Kohtume juba järgmisel esmaspäeval. Vahel tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna siisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis, siit samast kord läksid tee? Ühe käsi sind kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. Sealt roosinaid noppida tohtis, seal rohkesti oligi neid. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Kodutunde toovad teieni Taikini soojuspumbad.